Tere tulemast vaatama esiliiga 11. vooru kohtumist, kus omavahel lähevad vastamisi 2 duubelvõistkonda. Tänase kohtumise koduvõistkonnaks Tallinna FC Flora U21 ja neile külla sõitnud heakaaslased Nõmme Kalju FC U21. Tänase kohtumise toob teieni kommentaatorite tuua mina, Risto Int ja minu kõrval koha sisse võtud Rudolf Hõbe. Tere! Tere! Seal pigem tundub, et tuleb selline sisse keri pall, niimoodi on, tagapostist päästakse löögile ka, aga värava kohalt tapib selle kindel ära ja Kalju võimalik. Ja noh, esimene nurgalöök siin ülemäära ohtlik ei olnud, teine mängitakse taas kavalalt lühidalt lahti ning pall sinna ette posti, käib postis ära ka, pall on nüüd lahti, Almeida saab veel värava peale ka suunata, aga positsioonist väljas, Tamme sai selle palli, andis keskel edasi ka ja nüüd võimalik taas teha, Orlov tegusi tegemas, oi, ja sealt nüüd pandi mitu mängumeest. Nii, nüüd Kalju saab veel tulla ja ei olegi tegelikult kui veel ja Kivila oli jälle vahel. Toob korralikult Kivila sealt need kastanid tulest välja ja hetkel hoiab Flora värava puutumatuna, aga siin nüüd oi, kui halb eksimus ja Kalimullin saab ära vormistada ja Õisaile lüüakse sulle, mis jalgpalliklassika. Ja siit Kalimullin viib Flora seda kohtumist 1-0 juhtima. Jah, siin 42. minutil tõesti Kalju poolelt tõesti väga suur ebaõnnestumine ja Kalimullin näitas, mis puust meest on ja vormistas selle palli ilusti ära. Noh, mis meil öelda on, Rudolf? Kuidas mängupilt sinu vaher? Jah, kui siin nüüd Flora saab tulla ja oi, käi ära! Kalmõkov, pikem pall siit Alama suunas ja nüüd minnakse taas. Alama jõuab palliga kasti ka, võtab ette ja tuleb löök taha posti, pall pannakse võrku ära ja see võrk sahiseb. Noh, sai ikka korralikult üksinda see noor mängumees sealt ääre pealt tulla ja kindla selja taga see värav üsna kindlalt sahisema pandi ning nüüd on tablool juba numbreid 2-0 koduvõist. Ja eks saame näha, pikaks see mängupaus siin osutada võib. Kaares nüüd pääseb läbi murdma ja võimalus ka, aga no see pall lüüakse taas sinna Sportlandi poole osutunud ei ole. Vaatame selle olukorra ära, seal nüüd kindel pandi ka korralikku. Oi, käib seal pall veel latis ka ära, aga hetkel ei tule midagi ja Kalmõkov jätab siia vasakule äärele. Alama taas tegusi tegemas. Pall kasti ka. Ai, ja teist korda pannakse see latt. Võbis palliga mängu, aga saame siit hoopis selle olukorra ära vaadata, kui Potenko pall jala peale kukkunud oli ja siit löök ka ja no, toob Kivila välja, vist tundus mulle siin. Jah, kui siin Flora taas tõesti rünnakul on ja Kalju ja Alama veel saab. Oi, toob kindel välja siukse asja. Noh, mängus siis 2 väravat on, et vaatame siit ära, suluses leppi tõuse ka, Kaares jõuab palliga kasti, tuuakse alla ka ning nüüd on võimalik ära panna, aga ei saa täna sellele postile või noh, nii on. Eks siin vaatame karikafinaalini väga palju aega, vaatame selle olukorra ära ja sealt tundub, et ka Kivilat korraks üllatati. Kalju siit ikkagi oma tänase mängu esimest kätte ei saa, kui Kaares nüüd jooksu pääsemas ja vaatame, kas Flora saab siit 3. kätte ja kas saame Matiks selle kutsuda. Kaares lükkab värava eest palli mööda ja sealt pannakse ära 3. ka. Flora siin koduväljakul seda kohtumist 3-0 juhtima läheb ja Kaares saab siit ka oma tänase kohtumise esimese kätte, vaata, et seal võib olla isegi mõnest lihtsamast olukorrast, kus tuli lihtsalt raami sättida. Maalin selle kohtumise lõppenuks vilistab. Tänase kohtumise tõime teieni siit mina, Risto Int ja